Nii, see on siis, ütleme, kõige lihtsam versioon sünnikaardist. Tegelikult see, mida ma kliendile annan, on nagu hoopis teistsugune. Aga mis ma siin näen, siis tegelikult see on nüüd kliendi sünnipäev, sünnipäeva number. Ta on sündinud 16. päeval, aga selline lihtsam versioon, nii nagu ma teile igal pool YouTube'i kanaliteski räägin, siis ma räägin nüüd 7, eks ju. Ma räägin kuni 9, ja siin näebki väga hästi seda. Siis see on tema kuu, ta on sündinud septembris. See on tema aasta kokku liidetud, ta on sündinud 2002. Ehk siis väga lihtne. Need teised numbrid tulevad juba nendest 3 põhinedes, ehk siis ma teen nendega väikse matemaatilise lahenduse. Seda pole teil vaja lihtsalt teada. Aga mis ma siis veel vaatan, kui ma räägin teile endistest eludest, vot endiste elude kolmnurk on siin. Ehk siis ma olen teile rääkinud, siit sellest kolmnurgast te saate oma isiksuse teada. See tulebki, kui ma räägin YouTube'i kanalil ka. Ja muuseas kannatab tulla vaatama minu videoid sinna YouTube'i. Et siin ma räägin siis, kes sina oled, millised omadused sul on, aga siit kolmnurgast, see on vaimsuse kolmnurk, tuleb väga palju põnevat sinu endisest elust välja. Ja see on selline väga mesimagus kolmnurk, ehk siis see on raha kolmnurk. Ja see on veel mõnusam kolmnurk, seepärast, et siin me saame teada, kes me oleme oma partnerlussuhtes, millised mehed või naised meile sobivad. Ja siin muidugi boonuseks ma pakun veel ka seda välja, et milline sobivus sul on oma partneriga. Ja see muidugi ma ütleksin, see on nagu kirst torti peal, seepärast, et see on tervise kolmnurk. Siin sa saad teada, millised haigused sind kimbutavad. Aga selle inimese puhul, siis konkreetselt, siis tema väga hea pereinimene. Tegemist on siis mehega ja ta on väga-väga hea perehoidja, ehk siis ütleme üks parimaid. Ehk siis, kui temal oleks lapsi, siis ta teeb kõik selleks, et tema naisel ja mehel oleks väga hea olla. Väga hea. No muidugi siin nemad annavad muidugi igasuguseid muid asju veel juurde, aga see on selline põhi. Number 4 näiteks töö kolmnurgas tähendab seda, et ta peaks töötama juhtival kohal, ehk siis ta peaks olema endale tööandja, kas siis FIE või siis oma firma omanik. Ja see number 4 tähendab siis seda, et ta peaks olema justkui mees kollektiivis või siis ta võiks aidata siis on ju, tal peaks olema ümbritsetud meestega. Ehk siis seda, et ta võiks teha äri, kus on kas tema vend või isa selles firmas, kuna tegemist on siis mehega, nii nagu ma ütlesin. Või siis on kollektiivis, ütleme siis ta võiks olla näiteks ehitusfirma omanik, kus siis on mees alluvad. Aga mis tähendab see siis eelmises elus 9? See tähendab seda, ta on eelmises elus olnud erak. Ja ta on tahtnud olla üksinda, omaette, peituda teistest inimestest, aga ta on väga tark, ta on väga nutikas. Ja tegelikult on ta olnud tervendaja, ehk siis mis on tema ülesanne siin elus. Tulla oma koopast välja, näidata ennast ja aidata teisi inimesi. Ja see on meie elude number. Ehk siis kas te näete, mis number see on? Ma olen teile rääkinud number 8. Ehk siis mega õnnelik inimene. Ja kui sa tahad rohkem teada, siis YouTube'i kanalis on tegelikult juba väga palju informatsiooni, mida sa saad lihtsalt kuulata ja jagada oma tuttavatega. Ja tule muidugi vaatama ka Facebooki kanalist meid, Instagramist, TikTokist. Ja kui sa tahad oma sünnikaardi kohta rohkem teada, siis kirjuta meile numbritekeel@gmail.com.